Tervist, kallid saatekuulajad, tere tulemast Soreneni sageduse eetrisse. Meil on kohe algamas 2025. aasta viimane saade. Ja nagu ikka aastalõpu saadetes, on tavapäraselt kombeks küsida endast kogenumatelt ja endast targematelt inimestelt lihtsaid küsimusi ja loota neile lihtsaid vastuseid. Täna on meil suur au, et meid on oma mikrofonide ja kaameratega külla kutsunud ajaloolane ja legendaarne peaminister Mart Laar. Tere tulemast Soreneni sagedusse. Meil on suur au teil külas olla. No, tere tulemast. Ma nüüd natuke kohe kahtlustan, kas ma ikka legendaarne olen. Seda, kas inimene on legendaarne, seda saab igaüks. Seda igaüks ei saa otsustada hästi. Ja seda me saame ise enda südamele selle võtta. Härra Laar, et kui vaadata aastale 2025 tagasi, millised mõtteid see aasta teist tekitab? Noh, need on ilmselt kahesuused, ühelt poolt on, mis ennast puudutavad. Need on sellised üsna rahulikud ja nagu meeldivad. Ja see poolt on kõik see, mis sellest kaugemale jääb ja see on jälle suhteliselt segane, mõtleks. Et tundub, et nagu maailm vahetama on ikka päris segi läinud. See on jah huvitav ja mõte ja võib-olla pühadeks kõigile kaasa võtta, et tõesti, et üks asi on see, mis maailmas toimub, aga tegelikult on väga tore, kui teil isiklikult on kõik hästi ja isiklikult on kõik rahulik. Ma pean ka tunnistama, et kokkuvõttes on see ikkagi peamine sellepärast, et see, mis maailmas on, see tuleb ja läheb ja selles suhtes on ta siiski natukene kauge jumal tänatud ja niimoodi, kui ta nii on, siis ausalt, kui ta ka väga segane on, siis ei juhtu midagi väga hullu, nii et ma arvan, et oleks palju halvem tunne, kui oleks endal või oma lähedastel midagi halvasti, aga selles suhtes on jumal tunda kõik hästi. Seda rõõm kuulda. Te olete ajaloolane. On need hiinlased või on need jaapanlased, kellel on üks needus, et elaksite põnevatel aegadel. Meil praegu on ajaloolised aastad või me lihtsalt kuidagi ise peame väga tähtsaks aastat 2025, sest need on need aastad, milles me ise elame. No ma arvan pigem, nagu vaadates oma enda aastaid, mis ma olen ülejäänud, siis ma pean ütlema, et on ikkagi väga rahulik aeg minu vaatepunktist lähtudes, kuna ma olen üle elanud nagu ikka need kõige radikaalsemad ja kõige dramaatilisemad aastad. Ja sellega võrreldes ma ei saa midagi parata. Aga kõik see, mis praegu toimub, vaatama sellest, seal pole väga tähtsaid asju. Tundub ikkagi äärmiselt rahulik. Meil kui jälle võtta, siis on mõningad maailmasündmused, mis on jälle suuremad. Aga see on juba omaette teema. Aga millistele sündmustele nende viimastel aastatel te ise ajaloolasena vaataksite, et need on just need sündmused, mis võib-olla on kandidaadid selleks, et nad muutuksid legendaarseteks sündmusteks aastatest 2020? Paraku tunnistamata, ega selliseid nagu eriti palju praegust nagu eelmisest aastast ei ole, on olnud ikkagi väga rahulik aasta, ma ütleks, et suhteliselt. Mis on nii hea, kui on ka halb. Kuna see sama Hiina needus, mida just see asja tsiteeritud, selles on tegelikult väga palju tõendina sees. Aga teiselt poolt on minu jaoks ikka niimoodi, et iga asi, mis on selline suur jama ja suur probleem on samal ajal ka suur võimalus. Et selles suhtes on see, et kui neid võimalus üldse ei ole, siis võib vahetavad olla veelgi halvem. Jah. Kui me läheme nüüd nagu ajas natukene veel tagasi, lähme kusagile sinna, kus oli üks noor Mart Laar ja tahaks tema käest küsida, või mõeldes tema peale, mida ta lootis tulevikult, mida ta ootas tulevikult, et kas me võime öelda, et kas te sellist Eestist tahtsitegi? Ei saa päris ütelda selles mõttes, et see Eesti on palju rohkem kui see, mida ma oleksin tahtnud ja ma ei osanud isegi tahta sellist.
Nii et enamus kõik see, mis on toimunud, on tegelikult ületanud kõik selle nagu arvamuse, mis võis olla. Ja võib ütelda ka sellised enda fantaasia isegi sellepärast, et Eestil on läinud väga hästi. Ja selles suhtes võime ikka veel päris tükk aega vaadata rahulikult selja taha ja olla ikka üsna rahul. Aga mis ma võib-olla nüüd nooremale kuulajale, et kui te mõtlete ja vaatate tagasi, et ütlete, et ei osanud unistadagi, mis need mõned asjad võiksid tänases Eestis olla midagi sellist, millest te tõesti ei osanud isegi unistada? No eks see loetelu kulub väga pikaks, ma arvan, et meie saate maht jääks tugevalt alla sellele. Et kokkuvõttes, ma ütlen, kui hakata lahti võtma, kas tänast intervjuud, siis juba osade kaupa, et mis selle kõik osad on, siis enamusi selle osasid ma ei oleks osanud väga palju ennustada niimoodi. Ütleme, et nagu niimoodi paika loksuvad. Nii et selles mõttes on see nagu kõik see, mis praegu meie ümber on, suhteliselt uskumatu. Ja samal ajal on see kõik teie poolt, mis on eriti hea tunne, et see on selle maa ja rahva tehtud. Et see on päris meie enda tehtud. Ja see on kõige parem tunne. Ja. No et eks ta ongi, et võib-olla tõesti, et see on tegelikult juba väike tore asi, et me saame seda intervjuud pidada siin kahekesi, me saame seda teha eesti keeles. Eestis. See on juba, need on juba asjad, mis kõik oleks võinud olla väga teistmoodi, kuna ega Eesti ajalugu on nagu ikka niimoodi olnud, et olles uuemas ajalus paljusidki nagu lähedalt näinud, oskaksin ma kõik üles lugeda ka neid hetki, kui oleks võinud minna väga teistmoodi ja kahjuks ka väga valesti. Jah, eks siin on siuke ajalooline ime, see väike rahvas. Aga nüüd, kui hakata vaatama sellele tänasele Eestile, et me oleme tulnud pika tee, see on olnud imetlusväärne tee, et kas siis nüüd teine küsimus, et kas Eesti on siis nüüd lõpuks valmis saanud? Ma arvan, et Eesti saab kunagi ilmselt valmis panema selles mõttes nagu Tallinna linn, et selles mõttes, et ega siit on minna nagu kogu aeg, sellepärast, et kõigile muule lisaks hittiks ei saa ise nagu on pidevat tunne, mida ka tegevat, et teiselt poolt annab kogu aeg uusi väljakutseid ja kuna nendele väljakutsetele tuleb kas meile meeldib või meeldi lausa vahet pidamata vastata, siis on see, et see pidev tempo tegelikult peaks kogu aeg peal olema ja vahetevahel teebki muret, et kui siis kavatsetakse jälle nagu niisama istuma jääda või siis teie poolt jälle paanikasse sattuda ja korraga kõikides suundadesse joosta, mille tulemusel jälle see, et istutakse jälle ühe koha peal paigal, siis see võib tekitada vahetevahel väikest muret, et kas mitte ei puhata liiga palju kaua loorbritel. Jah, et eks see ongi niimoodi see Eesti teil selles vastuses nii palju sügavaid kihte, et aga see kõige esiteks, et ega eestlasena alati tunne, et midagi on vaja veel ikka ette võtta. Midagi on vaja juurde teha, midagi on rohkem, et selline eestlast läbiv joon vist on see, et me ei ole vist kunagi rahul. Ei, see on kaks asja, kas rahul olla või mitte. Mitte rahul olek jälle on selline asi, mis on ühtepidi hea ja teistpidi halb, sellepärast, et samal ajal, kui sa ei ole rahul sellega, mis sul on, siis tegelikult on see alus selleks, et midagi edasi teha ja paremaks teha. Teiselt poolt on jälle üks minu kogemuse pealt suhteliselt kõige mõttetum asi on üritada head teha veel paremaks. Sest et tavaliselt on tulemus see, et siis läheb päris jamaks. Nii et need katsed, et just selles mõttes viriseda, et ülised asjad üle pole mõtet viriseda, võivad olla täiesti kontraproduktiivsed ja anda suhteliselt ootamatult negatiivseid tagajärgi. Ja jällegi, et seesama tõesti
Me veel jõuame siin ka intervjuu käigus täpsemalt sellesse, et milline on inimeste isikliku vabaduse ja riigi reguleerimise tasakaal, aga ega seda me näeme väga palju tänapäeval, et tõesti, mingi asi on hea ja hakatakse veel paremaks tegema. Ja siis me jõuamegi selleni, et kokku on neid reegleid ja segadust ikkagi väga-väga palju. On teil midagi südamel, mille pärast tänast Eestist vaadates kõige rohkem mures olete? Südam võib-olla et ma pidevalt iga hommikul ärgates nüüd siis valutakse südant, sellepärast on nii hulle asju ei ole, aga see mõningad väiksed tendentsid või arengud, mis natukene sama puudutavad, millest me rääkisime, et nagu laisaks on jäädud. Ja teiselt poolt on siis tekkinud selline tunne, et me kuidagi see enesekindlus on ära tulnud. Et ja siis, kui enesekindlus ära kaob, siis hakatakse vahtima kangesti teiste poole. Ja siis hakatakse kuulama kõike, mida igasugused targad teooriad räägivad. Ja tavaliselt lõppevad sellega, et tuleb jälle suur hulk igasugu reegleid või piiranguid vastu võtta. Ja minul isiklikult hakkab aeg-ajalt tunduma, see piirangute hulk on kuidagi natukene ohtlikult suureks paisunud ja siin tuleks nagu üritada ikka tugevat pidurit tõmmata ja lausa vastupidisest suunas liikuda natukene isegi. Aga rääkides enesekindlusest, et te olite 32-aastane, kui te saite Eesti Vabariigi peaministriks. Et vabariigi peaministriks saamine ja selle ameti ettevõtmine, see nõuab ikka väga palju enesekindlust. Eriti veel sellises noores eas, et kus te selle enesekindluse võtsite? Teate, minuga juhtub, et see ikkagi mõlemad korrad ta ikkagi kukkus mulle kaela rohkem, mitte et ma sinna oleks pürginud. Mäletan hästi, kui mul hakkas selgeks saama, see oli 92, kui hakkasid valimistulemused jõudma, kui me olime kodus ja abikaasaga voodis teki all, siis hakkas tulema need igalt poolt Eestit valimistulemused ja oli sellega, et Isamaa pole mitte lihtsalt võitud, vaid ikka väga suured võitud. Ja selle peale hakkas mul kummitama kõik need jutud loomulikult, et mis oli enne räägitud, et kes siis peaministriks võiks saada, kuna ega mul seda mõtet, et minust saab peaministride valimiste ajal küll ei olnud. Et abikaasa sai loomulikult kiiremini aru, mis hakkab toimuma, et tema hakkas lihtsalt tutma. Prouad on ikka targemad, jah? Ja nemad on ikka targemad praegu. Tema kiirema mõistusega vähemalt. Ja ega see teinekord peaministriks saamise eel oli nagu situatsiooniga täiesti kindel, et kõik võib juhtuda nendel valimistel. Aga seda me seemine juhtus, et hakati siis ka enne valimistest mureta, kas oled arvestanud, et järsku nüüd juhtub samamoodi nagu eelmine kord. Ei, täiesti välistatud. Raudpoolt seda ei saa mingil juhul juhtuda. Ja ilmselt ma olin niimoodi usutav. Ja ma ise uskun, et ma panin temaga uskuma, et ma olin väga rahulikud mõlemad. Ja see, ma lausa vedasin ju enne siin ajakirjanikega viski peale Kihla lausa väga uljalt, olles veendunud, et ma saan selle hea viski endale. Ja et ma, kuna mõni ajakirjanik mulle ütles väljaspool eetrit peale valimisdebatti, et siis kui oli juba kaamerad kinni ja siis ta, kuna ta oli debatis küsija, siis ta ei saa seda küsimust küsida, siis ta küsis mult eetri väliselt taga, mis sa ütleb mulle, et kes siis peaministriks saab. Ja ütles, et seda ma küll ei oska ütelda, aga ma tean, et igal juhul mitte mina. Et mina küll tean. Ma võin kihtama, et sina saad. Ja ma hulgud naersid unenega, võtsin kirja vastu ja kuna ma võtsin tõesti, et see tuleb mulle see, ma olin väga uhke ja ikka tõesti kodaniku miski peale. Mis tuli mul siis Londoni lennujaamast välja tulnud, kuna mujalt polnud nii, et miskit saada lihtsalt. Aga eks see on ka huvitav, et inimesed, kes on ise osalenud ajaloolistes sündmustes
et nemad räägivad seal sündmustest kui mingitest juhuste ahelast. Ja need, kes loevad ajaloost, ajaloo-raamatutest, nende jaoks tundub, et kõik oli nagu siuke lineaarne sündmuste ahel, et oli nagu, kõigepealt oli sajandivahetus ja siis oli esimene maailmasõda ja siis oli vabadussõda ja siis oli vabariik ja siis vabariik katkes, siis tuli teine maailmasõda, et see kõik muutub selliseks ahelaks, aga nagu ka teie räägite, et sündmustes on palju juhuslikkust, et see vist ongi üks ajaloo paradoks. See ongi just paradoks, jah. Aga vähemalt omates nüüd riigist huvitav kaestest positsiooni, et ma ise olen ajaloolane ja teiselt poolt siis ise paljudes sündmustes, mida võib nimetada suhteliselt ajaloolisteks nagu päris konkreetselt tegev, siis seesama arusaam, kuivõrd tegelikult ma ütleb, et juhuslikult alati, aga kuivõrd määramatud on tegelikult väga paljud asjad või kui palju tegelikult asjades oleks saanud valesti minna või võidud valesti minna, vahel või lausa pidanud, loogiliselt oleks pidanud valesti minema. Ja kuidas siis tegelikult need asjad teisiti õnnestus ajada. Ega see tihtipeale on ikka mingisuguste väga väikeste imeasjade, pisikeste asjade, mis tihtipeale väga inimlikud. Et ütleme, kelle lips kellelegi meeldib või ei meeldi või ala selleni välja. Nii et ja võivad väga palju asju muuta ja väga palju otsustada. Aga see ajalugu, ta on juhuslik, aga lõppeks ajalugu teevad ikkagi inimesed ja millised need inimesed siis olema peavad, kes ajalugu teevad, et te ise ka ütlesite, et saite peaministriks juhuslikult ja võib-olla isegi ei tahtnud, aga ometigi teil oleks ilmselt võimalust kõrvale hiilida selle. Ma ei osanud isegi mitte tahta, kuna see tundus niimoodi võimatu. Ja ometigi ühel hetkel keegi ju teile ütles, et Mart, nüüd sa hakkad peaministriks. Kindlasti oli teil võimalus öelda ka ei, kindlasti te saite aru, et see teeb teie elu segasemaks, keerulisemaks ja ometigi te võtsite vastu. Miks? Ja vaat see on see, et kui sa juba siis selle naljatud, aga nagu et teistmoodi rallit ei sõideta. Kui ma nüüd koomikusaateid tsiteerin, aga see ongi nii, et tegelikult, et kui ametid üldse maksab vastu võtta, siis selleks, et kohuse tundest, kuna see tegelikult võivad need ametid korralikult pidada. Et ma võin väita või eksida, aga on tunne, et kui inimene pürgib meeleheitlikult mingile positsioonile, mõjupositsioonil või siis tahab sellest meeleheitlikult kinni hoida, ei ole sellest valmis mingil juhul loobuma. Ja eriti siis, kui ta peab ennast selle positsiooni asendamatuks, siis on parem seda inimest sinna positsioonile mitte lasta. Sellest, et see ei pea andma head tulemust. Ja kõige paremini saavad oma tööga hakkama alati need, kes seda positsiooni tegelikult ei ole tahtnud. Ja teevad seda sellepärast, et nad peavad tegema ja keegi peab seda tegema. Et siis võib üldiselt olla inimesed kõige rahulikumad sellepärast, et jääb demokraatia paika, kui nende rahad võttest ei hakata väga käsi pistma. Jah, ega see on vist üks universaalne tõde, see ilmselt töötab riigijuhtimises, aga sellises igapäevases ärilises elus ka, et kõige paremini teevad oma tööd need inimesed, kes esiteks ikkagi oskavad, aga need inimesed, kellel on ka nagu kohusetunnet ja kes tahavad ja lõppeks ka, kes siis ikkagi nagu julgevad. Jah, neid ka, kes lihtsalt on väga head, aga ei julge. See viimane on suhteliselt oluline tegur. Ja tihtipeale ma olen näinud väga häid inimesi, kes ise teavad, et nad ei julge. Ja siis nad teatud ametid ei võtagi. Nad teavad, et on ametid, kus otsustamist on nagu rohkem ja järsemat. Ja nad täitsa teadlikult väga hääd inimesed, väga hääd töötegijad. Nad neid ametid lihtsalt ei võta. Ja ongi niimoodi üldses puha, kuidas situatsioon peale sudub ja kuidas seda pehmeks räägitakse, ta lihtsalt ei võta. Kuna ilmselt inimene tunneb ennast tegelikult liiga hästi. Jah. Ja võib-olla siit ka nagu üks väike moraal siis meie poolt, et kõik need
kohusetundlikud ja tublid inimesed, et kui te tahate, et asjad saaksid hästi ära tehtud, siis ei jää midagi üle, tuleb iseendast see julgus leida ja asju tegema hakata. Muidu teevad neid asju need inimesed, kes ei oska või teevad seda tööd ennekõike lihtsalt edevusest, et see kehtib nii. Ütleme, kõige hullem on see, kes tahab ja ei oska. See on nagu suhteliselt jube kombinatsioon. Aga nüüd jällegi ikkagi seda julgust, nagu julguse juurde tagasi tulla, et ikkagi on kuidagi niisugune tunne, et 90-ndatel inimesed olid rauast, laevad olid puust, nüüd on nagu kuidagi nagu vastupidi. Et ei julgeta otsustada, ei julgeta teha otsuseid, mis võiksid olla ebapopulaarsed, pikaajaliselt vajalikud. Kas 90-ndatel oli tegelikult samamoodi ja me vaatame lihtsalt minevikule tagasi, kui aeg, kus mineviku helesinised mäed. Mul on väga raske ütelda, kuna ma tean, et see kalduvus on väga tugev inimestel ja selle tõttu ma ei julgeksin liiga tugevate seisukohtadega esineda, aga mulle tundub, et tegelikult natuke oli see, mitte inimesed polnud erinevad, aga see, et kui meie ajal mindi poliitikasse, siis läksid inimesed kõik, kes tegelikult ei olnud keegi poliitik. Neil oli igaühel oma mingisugune muu töö, ta oskas midagi muud teha. Ta oli olnud niimoodi, et täna lüüakse sul, see võetakse portfell käest ära ja lüüakse välja ja sa lähed tänavale. Et kõik nad inimesed peaaegu, kes poliitikasse tulid aegadel, oskasid ka midagi muud teha. Et jah, see annab nagu sellise teistsuguse lähenemise. Aga siis, kui sa muutud tõesti nii-öelda elukutseliseks poliitikuks, kus on midagi muud, kui nii-öelda poliitika ei oska, siis tihti peale lähevad need otsused nagu viltu. Sest et tihti need inimesed, kes on väga kaua olnud poliitikas, on ju olemas ja nad saavad väga hästi mitmed hakkama. Aga neil tihti peale on ikkagi olemas mingisugune teine taust, mis ilmselt annab ka seda julgust tegelikult ühel hetkel. Loomulikult teiselt poolt ei saa salata, et ega selline suhteliselt hullumeelne riskimine või julgus seda, eks see on minu kaasas käinud juba ammu enne ametlikult poliitikaks saamist. Et ega ma liiga palju mõtelnud ei ole alati, mis ta nüüd saab teha ja mida mitte. Nii et sellest me ei tea, aga selline omadus on vahetavahel kasuks ja vahetavahel alati ei ole kasuks, nii et see sõltub. Jah, et eks ta viib isiklik initsiatiiv ja hull julgus, et eks ta viib nagu põnevatesse kohtadesse, põnevatesse ametitesse, aga eks ta teeb ka elu oluliselt ebamugavamaks. Jah, see aitab nendest ametitest lahti saada. Me sõitsime siia, mina sõitsin siia taksoga ja taksojuht ka küsis, et kuule, et Kaupo, et kuhu lähed? Ma ütlesin, et ma lähen Mart Laariga intervjuud tegema. Ta küsis, millest räägite? Ma ütlesin, et me räägime ka sellest, et tõesti, et erinevad ajad ja erinevad julgused otsustada. Ja siis see taksojuht ütles tegelikult üks huvitava mõtte, et jah, et see on huvitav koht küll, et kuhu see otsustamisjulgus on kadunud. Aga äkki see põhjus on selles, et toona, kui neid suuri ja raskeid otsuseid tehti, siis valikud olid hästi lihtsad ja neid valikuid oli hästi vähe. Võib-olla neid oli tõendatult lihtsam teha, et toona 90-ndatel oli vaja saada ära Nõukogude Liidust, oli vaja saada Euroopasse, missugune see Euroopa tollel hetkel nagu välja nägi. Võib-olla ei ole nii, nagu tollel hetkel ei tundunud äkki nagu nii oluline, et me olime valmis minema ükskõik. Vastab tõele. Ja täna on neid valikuid lihtsalt nii palju, et meie elu on läinud nii heaks, et need valikud ajavad meid ikkagi nagu natukene ka segadusse. Osalt on ta infektiivne, osalt on seal oma jagutud selles, mis taksojuht ütles, et taksojuht on targad. Aga teiselt poolt on see ka, et ega need valikuid oli tegelikult alati rohkem. Sellepärast, et kõige lihtsam oleks alati olnud mitte valida. See on ju alati ka valik. Ehk mitte otsustada kõige halvem otsus. Et selles suhtes oleks olnud tihtipeale lihtsam ja ma olen näinud ju kõrvalt üsna palju ka poliitikud, kes on valinud nii Eestis kui väljastpoolt, kes on kogu aeg valinud siis selle tee just, et mitte otsustada. Ja on ka võimalik elada. Ma ei ütle küll, et midagi väga suurt võib-olla teha, aga nagu ära tiksuda poliitikas, kui öelda
täiesti võimalik. Aga teiselt poolt olen ma näinud ka jälle seda, kui napid, ütleme, oli küll vähem valikuid, aga need valikud olid suhteliselt detailsed, et kui oleks midagi valesti läinud, siis oleks ikka tagajärjed olnud ikka väga hullud. Nii et ühtepidi polnud meil nagu eriti nagu selliseid võimalusi kuskil mujale minna, aga isegi takka järgi ma aeg-ajalt imestan, kui ma kuulen nagu, et ega ikkagi ajalood oleks oma hea imelik omadusest nimelt takka järgi tundub kõik väga palju ilusam ja kuidagi loomuliku. Kuidagi ega keegi näiteks ei tahagi meenutada, kuivõrd vägega, kuivõrd oli erinevad arvamused ka Eesti enda arengu küsimustes. Ja mitte siis siin lähiminevikus, vaid ka kaugemast minevikus. Ega ikka see näiteks, et me ütlesid, tahame hakata pürgima läände, lääne struktuuride juurde, on siis Euroopa Liit või NATO. Ega see ei olnud otsus, mis oli iseenesest mõistetav. Ja selle üle tegelikult ka vaieldi suhteliselt palju. Enamast kes küll olid selle pooleks arvas, et ei tea ja kas ikka maksab. Ei taha küll seda eriti meenutada, aga see oli kõik olemas ja kõik toimus ja mitte suugi. Mitte nii, et kuskilt intiti juures või mingisugused kahtlased jõudvad päris tublid Eesti mehed. Või teased? Jah, eks see on see tõesti, et ajalugu näeb, et ega ka meie liitumine Euroopa Liiduga ju, et see ei olnud ju ette otsustatud, seal oli ikka kõva nagu sebimine. Selleks, et see võimalus üldse tekiks, et meil on otsustada, kas me tahame, kuna nii NATO-sse kui Euroopa Liidu minekul tundub niimoodi, et see on nüüd hurraa, Eesti ütleb laupäeval, et me tahame nüüd NATO-sse minna ja pühapäeval oleme NATO-s. Või Euroopa Liiduga sama lugu. Olles neid teid läbi käinud, mind aega vahetavad isegi muigama, kui mul kaugel tõesti see tegelikult on. Aga see, et sa jõuad selle hetkeni, kus sul on see võimalus valida, üldse seda hetkeni jõudmine, on see kõige keerulisem tee. Ja ütleme, seal on neid keerulisi asju veel mitmeid, sellepärast, et eriti NATO puhul, kuna see oli ikka nii mitmetähenduslik mudranda, et seal oli asju rohkem kui üks ikka väga palju. Ja eks tahaks ka ise taksojuhiga, tol hetkel ei tahtnud vaielda või ei osanud, aga tõesti, et me võtame iseenesest mõistetavana, et Eesti ja Baltikum on Euroopa Liidus ja NATOs, aga et me võime ju vaadata, et tegelikult oli ju päris mitu liiduvabariiki, kes otsustasidki mitteotsustamise tee. Et võtame näiteks ju Valgevene, võtame ju tegelikult isegi Ukraina, kes nagu tegid sellised valikud, et vaatame, oleme siin ühel pool ja teisel pool, teeme natukene ühega tiili, natuke nagu teisega tiili. Ja meil on isiklik lugu, Soranenil oli Valgevenes kontor, seal olid suurepärased inimesed, nad olid targemad kui mina, paremini haritud kui mina, aga kuna nende vanemad, nende ees käinud põlvkond oli tegelikult teistsugused valikud või jätnud need valikud õigel hetkel tegemata. Et siis see hind, mida need mõlemad rahvad ju minevikus tegemata otsuste eest täna maksavad, et see on nagu pöörane. Pöörane on. Ja selles suhtes, kui me vaatame nüüd loogiliselt seda sama, nagu kas või seda sama Euroopa Liitu ja NATOsse minekut ja ütleme, et hea küll, et unustame ära kõik, mida meie arvasime, aga vahetame siis paneme ennast teise perspektiivi, vaatame, mida teised meist arvasid ja kui palju oli neid, kes arvas, et Balti kuhu võiks saada Euroopa Liidu liikmeks näiteks aastal 1992. Seda iseseisvustki ei usutud ju tegelikult. Aga ütleme, isegi kui unustame selle esimese tõkke nagu ära võtame, et hea küll, nad on nüüd iseseisvad. Nii, see esimene tõkke on tehtud. Aga nüüd sedasi, et kas need rahvad, millal nad võiksid saada Euroopa Liidu ja veel jumala eest sellest nagu üldse ei olnud keegi rääkida, kulistadagi NATO. Ega tuletame meelt, et 90 aastat alguses polnud sellist asja nagu NATO laienemine veel olemaski. Rääkimata siis loomulikult Baltikumi. See oli nagu täitsa tavaliselt maas. See oleks pidanud ilmselt kuskile kinisesse asutusse, kes oleks aastal kuskil 92-93 rääkinud Balti riikidest kui NATO liikmetest. No see ongi see, et põnev, et me oleme tegelikult siin Eestis ühe hulluse teoks teinud, et
ühest väga veidrast nurgatagusest maast saanud tegelikult täitsa nagu toredaks, vahvaks euroopalikuks õigusriigiks, demokraatiaks. Tegelikult meie majandus on ju ka ikkagi nagu uskumatu, ka mina astusin teadlikku ellu kuskil aastal 97, et ka sellega võrreldes on see areng ikkagi totaalne kosmos. Aga kas selle pinnalt, et kui me nüüd oleme vaadanud, et Eestil oli kuulsusrikas ajalugu, et kas meil on midagi nagu täna ka maailmale pakkuda, midagi, mille puhul öelda, et maailm, vaadake Eestit, tehke järgi, on meil midagi? No ütleme, tegelikult meil on, aga ei taha neid nimetada, kuna need on kõik juba sellised, mis ongi see minu mured, et kõik on umbes 20 aasta vanused. Et seda jõuamegi selle mude juurde, mis ma enne ütlesin, et nagu see ollakse nagu väga loorberitele puhkama jäänud, seisma jäädud, aga tõepoolest maailmas seisma jäämine ja puhkamine on selline suhteliselt tähendab, et maailm läheb mööda võinal. Mitte ainult siis teised riigid, see pole võib-olla nii hull, aga sest, et siin kevadis see väike võidujooks, et kord üks piiveleht all ja kord Veltman peal. Aga see, et maailm läheb nagu vaikselt mööda, see on nagu hullem lugu. See on jah, et selleks, et ikkagi võidusõidus püsida, tuleb ikkagi ka teistega sama kiiresti sõita ja kui tahta ette jõuda, tuleb nendest kiiremini sõita. Pidevalt joosta, et ma olen ise nagu mõelnud või mis ma nüüd ise mõtlen, lugenud mõtet, et äkki on Eestile maailmale pakkuda just seda, et me oleme nii väikesed ja vaatamata sellele oleme me olnud niivõrd edukad. Sest maailmal on ju tuhandeid rahvaid, kes on meist palju väiksemad, mõned on meist ka oluliselt suuremad. Neil ei ole ette näidata nii normaalset ja nii edukat riiki. Jep, on küll niimoodi jah. Ja suurusjärku järgi siis tuleb see eriti välja. Aga see tegelikult on selline saavutus kindlasti, mida Eestil on pidevalt näidata. Ja üldse kogu see Eesti, nagu ütleb Eesti lugu või Eesti ajalugu, kuidas tahta ütelda, kõik see on ju tervikuna ikka täiesti nagu uskumatu, kui ütelda. Sest ja eks ta näitab seda paari siis põhitõde, et selles suhtes tuleb jälle edeseks jääda ja tuleb üsna enesekindlalt, rahulikult enesekindlaks jääda. Sest et kokkuvõttes saadaks ikka hakkama. Et meie tugevuseks ongi siuke talupojalik enesekindlus, et me oleme igasugust jama näinud, saame hakkama. Need, kes arvavad, et aasta 2025 oli jama, need ei ole tegelikult jama näinud. Jama näinud. Ja ka nendele, kes ikkagi usuvad, et 2025 on jama, siis neile julgustuseks, et Eesti ajalugu näitab, et suuremast jamast välja. Ma võin kohe õige mitut raamatut soovitada. Siis saaksid inimene lugeda, mis on jama. Aga soovitage üks raamatut. Ja isegi see pole, siis meil jama. Aga soovitage üks raamat nendele, kes tahavad teada saada, milline on üks tõeline jama. Näiteks ma loomulikult nagu ikka pöördusin nagu ikka autori poole, kes kirjutab raamatu, siis ikka soovitab enda raamatut. Aga ma ütleks, et teema pealt ma soovitaks, et siis lugeda minu jõuluriiki, mida ma suure mõnuga kirjutasin, olles siis olnud siis Eesti riigi taasloomise juures. Ja siis see on raamat siis Eesti riigi loomise juures 1918. aasta siis vabadussõja esimesed 50 päeva, kuna see takkajärgi vabadussõda on üldse üks suur ju imetegu, aga ta ütleme aja jooksul, kui ta edenes, juba sõda oli täiesti organiseeritud käimas, siis ta muutus kuidagi nagu selliseks natukene haaratavamaks. Ehk ta muutus kuidagi nagu arusaadavaks, miks seal hästi läheb. Aga sõda esimesed 50 päeva on küll täiesti võimatu aru saada, kuidas Eesti need üle elas. Ja mulle just meeldis kirjutada raamatut just ennast esimesest 50 päevast, kui kõik oli ikka, ma ei taha neid väljendeid siin eetris ütelda, kus ta oli, aga ütleme nagu meri tsiteerida siis ikka väga haisvat asjade sees ja nagu mingit lootustki, isegi mitte väikest lootust sellest välja rabeleda
ühelgi mõistlikul inimestel, kes seda pead vaatas, ei olnud. Need, kes ususid, et see on võimalik, olid kõik hullud suuremal või väiksemal määral vaata siis koolipoistest ja igasugustest idealistlikest haridustegelastest ja nii edasi, nii edasi. Ja me jõudsime nüüd täpselt ühe järgmise olulise teemani, et see raamat on Jõuluriik. Et ma panen, tõesti, raamatu nimi on Jõuluriik ja ma panen selle endale ka jõulude ajaks lugemise nimekirja. Me salvestame seda saadet vahetult enne jõule. Aga et kui me räägime eestlusest, siis nagu pahatihti räägitakse eestlusest selles kontekstis, et eestlus on miski, mis vajab säilitamist. See on miski, mis vajab alles hoidmist. Et samas me teame elus, et kui sa võtad nagu ilusa marja, konserveerid ta nagu moosiks, et siis ta nagu talvel on teda nagu raskel ajal hea võtta, aga tegelikult ikkagi kui tahta mingit asja tõesti arendada, elus hoida, siis see säilitamine on võib-olla nagu see väikese perspektiiviga või väikese ambitsiooniga tegevus, et miks me räägime nii palju sellest eestluse säilitamisest ja me ei räägi sellest, et kuidagi seda eestlust paremaks teha, suuremaks teha, viia edasi kuidagi 22. sajandisse paremini, kui ta oli 21. sajandis, sest 19. sajandil ju ei alustatud eestluse säilitamisest, et siis alustati selle loomisest paremini. Siit sa eksid tugevad selles suhtes, et on kõigepealt esimese pilguga alati räägitud säilitamisest, ma võin ütelda, see on isegi leebem väljend. Tihtipeale kasutatakse ikka rohkem päästmisest ja muudu. Et tegelikult see on meiega läbi sajandite kogu aeg kaasas käinud, kuna ja ma ei saa ka seda pahaks panna, kuna tihtipeale olukord oli nii hull olnud, et ongi nagu ikka küsimus, et kas säilib või ei säili. Et see nagu ütleme olemasolu küsimus võimalikkusega, see on pidevalt nagu Damoklase võõk rikkunud meie kohale ja seda tõttu on ka pidevalt arutatud, et selles suhtes on see säilitamine õige, ma saan aru jälle, mida sina ütled selle kohta ja selles on ka tugev tõendera sellest, et kui sa ainult ühte asja konserveerid ja tahad, et kõik oleks samasugune, nagu ta on kogu aeg olnud või vähemalt sulle tundub, et on olnud, siis ega see mitte ei ole võimalik, et see siis tegelikult säidub ja konserveerub, aga tegelikult käib ta maha. Sama pärast, nagu ma ütlesin, et kui maailm liigub ja sina otsustad seisma jääda, siis see tähendab, et sa jääd ikka tublisti maha. Ja selle tõttu see vaikselt maha jäämine, seisma jäämine on küll kõige halvem asi, mida teha võiks. Et selles suhtes on ka eestlus midagi, mis paraku pidevalt peaks kuskil edasi minema. Ja ega ma vaatan aega, et eestluse imelikke külge võib-olla, mis mulle juba ühel teisel põhjustel nagu kummased tunduvad natuke. Siis ma jälle saarel ajaloolasena juba tean, et ei maksa nagu eriti sõna võtta. Kuna ajaloost ma tean, kuidas mitmete nende asjade kohta, mida nüüd siis väga eesrindlikuks ja väga progressiiviks ja Eestile väga suurt tulu toonud ja nime toonud, on alguses öeldud, et täiesti tõsised ja korralikud inimesed, siis ikka väga halvasti on. Selles suhtes ma püüan ei võtta mitte nii tugevat sõna erinevate selliste asjade vastu, millest ma liiga palju ei tea. Et tihtipeale võib see areng tulla kohast, kus on absoluutselt ei oota. Ja inimesed võivad teha asju, millest keegi ei tea, mis tagajärgi see omab tegelikult. Nii et selles suhtes on ajalugu tihtipeale liigub väga kummalisi ideid, ma ütleksin, mis on kõige õigem välja. Nii et kui me hakkaksime siin praegu defineerima eestlust ja ütlema seda, et milline peaks olema eestlus 50 aasta pärast või 100 aasta pärast, et siis kas me oleme kuidagi arrogantsed, me ei pea tuleviku põlvkondadest lugu või see on asi, mida me peaksime tegema? No ei, mida igaga juhuks ei hakkaks austas. Aga loomulikult nagu ütleme, et eestlus, kui ma nüüd defineeriksin, mida ta on vabadus minu jaoks. Ja minu mõist sellisel juhtumil on meil ka vabadus täpselt seda ütelda, mida me arvame. Ja seda ei saa meile ka keegi pahaks panna. Aga just minu jaoks eestlus ja vabadus käivad küll suhteliselt lahutamatult kokku.
ja selle tõttu nagu jälle tulles tagasi murede juurde, kui ikka aeg-ajalt võib tulla, siis see, mis natukene murelikuks teeb, ongi selle vabaduse väga selge, ütleme, ma ei taha ütelda taandareng, vaid ütleme, et vabadusele piiride panek viimase 10 aasta jooksul ja mis vahel ikka torkab nagu suhteliselt valusad silma. Kuna loomulikult on see ka arusaadav, kuna palju vabadus on ju tegelikult väga tugev väljakutse ja tavaliselt ka probleem, kuna inimesel ei ole alati väga selline lihtne olla vaba oma otsustes ja tegudes ja talle tundub, et tekibki nagu ühel hetkel selline teatav soov, et kõik oleks nagu kontrollitud. Siis hakkab pihta sotsialism, hea sotsialistlikud ideed. Ja kuigi nad peavad ju tulema sellest, sulet vajadus kontrolli järgi. Ja siis ühel hetkel seda tõenäoliselt hiljem kui vaja saadakse aru, et seda kontrolli on natuke juba liiga palju. Ja siis on võib-olla juba natukene hilja. Täpselt. Ja ega siin saade hakkab meil vaikselt ka lõpupoole veerema, aga eks me siin saime vist ju kätte ka nagu ajakirjandus on kõige olulisem, et oleks nagu tsitaat. Ja et eestlus on vabadus, et see oli tõesti niisugune mõte, et sellel moodsal ajal tuleb T-särgile trükkida. Need kõik, mis te just ütlesite, tõesti väga, väga südames resoneerivad, et jah, et see, kui ka mind teeb nagu ühiskonnaliikmena, aga ka natukene juhina murelikuks see, et inimesed hea südamliku ja heade tahetega reguleerivad oma elu üle. Sest see tavaliselt on nagu te alguses ütlesite, et on hea asi ja tahetakse hakata paremaks tegema. Ja siis ta tehaksegi nagu paremaks ja teisepidi selle paremaks tegemise käigus lähebki suur osa energiast, mida võiks ärist kulutada näiteks klientidega suhtlemisele, parema toote tegemisele, müümisele. Seda kulutatakse mingisuguste asjade paremaks tegemiseks. Ja samamoodi vabariigis ka, et riik on ju olemas, riik on ju kena, et redelit on juba ära reguleeritud, nüüd tuleb hakata reguleerima redelipulkade vahesid. See ikka nagu näide. Ja teisipidi ongi see, et ühelt poolt on hea tahe reguleerida ja teine, mis mulle väga muret teeb, on ka nende inimeste enda soov, et neid reguleeritakse. Mugav on. Jube mugav on, nagu ei pea oma peaga mõtlema, vaid sa saad lihtsalt vaadata kuskilt seadusest järgi, määrusest järgi, sisekorrast järgi, nii võib teha ja teha ainult niimoodi. Jah, ja mõtlen välja kõige lisaks kõik, et oleks lihtsam. Jah, et niimoodi olekski nagu kenasti nagu lihtsam. Aga nüüd tulevikust vaadates, et ega see tulevik on ju selline, et ega vist meie sellest tulevikust nagu nüüd liiga palju ei tea. Vist on nii, et me peame lihtsalt hoolitsema selle eest, et meie järeltulevad põlved oleksid paremad kui meie, paremini haritumad. Kindlasti on varsti jälle kevad tulemas, kui on aasta 2026 kevad, on keegi noor inimene. Mida te soovitaksite tal õppima minna? No vaadake, eestlaslik küsimus, et ega me eestlastena ju pigem ikka soovitame alati õppima minna. Aga et mida siis? See on juba väga hea, esiteks esimene soovitus on väga hea, sellepärast, et ma arvan, et see, mis meid on andnud tugeva sellise põhi alla ja väga palju võimalusi loodud meile üldse maailmas, ongi see, et see esimene soov ongi õppima minna, sest et see on juba nagu öeldakse edu alus. Ja teiseks on ka Eestile nagu selline tegelikult, kui me räägime siis Eesti võimalustest maailmas või mida me seal teeme või teha võiksime, siis on see ka seal alus tegelikult ju. Nii et tegelikult, aga vastata selle küsimusele on jälle loomulikult, ma kõigepealt kiidan, et väga hea küsimus ja siis kohe ütlen, et tegelikult on vastata suhteliselt võimatu. Ma pean tunnistama kohe, et mina küll ei oska ütelda. Sellepärast, et ma kardan, et see maailm jõuab veel, ma ei tea esiteks, kuhu ta täpselt on 5 aasta pärast ja kus on 10 aasta pärast. Sellepärast, et ta muutub nii kiiresti ja selles suhtes ennustada, et nüüd tuleb mingi tark onu ja ütleb, et nüüd mingi õppima seda ja seda ja seda on väga kahtlane. Ja ma võib-olla ütleksin niimoodi,
et esiteks selle õppima mineku sa esiteks mingi õppima seda, mida te tõesti tahate. Sest et kui te ise enda hing laulab, siis te õpite hästi ja õpite korralikult, saad selle asja sellegaks. Selleks peab tõesti hing laulma. Jah. Ainult seda omaks süüa, mis su hinge puudutab. Täpselt. Ja see on nagu esimene punkt. Teine punkt, mis on juba praktiliselt soovitus, mis on ohtlikum tee, on, et tuleb valida mingisugune alusaine, mitte mingit edukutset. Edukutset jõuab iga üks toor endale valida, aga valida siis mingisugune alusaine, mis on teil nagu selline sama just oluline. Ja kui õpite nagu humanitaaris, õpite ajalugu näiteks, õpite loodusteadust, midagi bioloogiat, õpite matemaatikat, füüsikat, mis on alusteadused ja nii edasi. Et valida just sellised alusteadused, millest te saate väga palju muud, sellepärast, et ma loomulikult ei tunne kõik erialasid, aga mu aim on kahte eriala. Me vaatame näiteks seda, kui paljud erinevates rollides ajaloo õppinud inimesed tegelikult töötavad. Ja kui täiesti erinevaid rolle on, kuni siis tõesti kosmosetehnoloogiani välja, siis tegelikult on selgelt näha, et see alus on nagu suhteliselt hää olnud. Meil on aasta 2025 ja aastal 2025 ei saa ükski vestlus mööduda ilma, et märgitaks tehisintellekti. Kas tehisintellekt teie hinnangul on ajalooline sündmus? Kui mina tohiks arvata, siis ma ei arva, et oleks. Ma arvan, et on pigem töödist ikkagi kui sündmus. Selge, et eks ega seal seda nagu ka, ma ise mõtlen ka, et on keeruline aru saada, aga teisipidi ma mõtlen alati ka seda, et tol aastal, kui leiutati kuskil Inglismaal aurumasin, et tol aastal ka vist inimesed veel aru ei saanud, et kas aurumasin muudab maailma või mitte, et eks see kohtunik on seal veel väljas, on ja? Ei mõtle, et selles suhtes, et see antud, et ta ilmselt maailma muudab, selles suhtes, seda ei ta ütelda, et ta tähtsuselt on, aga ta ikkagi selles suhtes niivõrd, et nagu ajalooline ei ole, et ta tegelikult üksinda eraldi kõike muud teeks eriti, et ta muudaks inimest. Ma arvan, et ka see teisadu tegelikult siis võimalused tekivad siis, kui oleks aru. Jah, see on nagu õige ja alati kõige keskmes on ikkagi inimesed. Vähemalt senikaua, kuni me räägime inimkonna ajaloost. Nagu me ütlesime, et meil siin ikka aastalõpu saade, et lihtsad küsimused, lihtsad vastused. Et kui Eesti peaks täna tegema ühe suure reformi, mis see võiks olla? Ma loomulikult suhtesse reformidesse ühte ehk natukene kahtleda, kui palju üldse olemas saab olla. Ja selles suhtes ja teiseks, kui me peame tegema, siis need võiksid olla ikkagi, nad tõstaksid suured, peaksid olema ikkagi parajad hullumeelsed. Ja ütleme sellist nii hullumeelset ideed, mida küll praegu ei oska ütelda, mis see võiks olla, mõtted on ta siis, kui ta on ikka tõesti hullumeelne, mis tähendab seda, et ei mina ega sina ei oska öelda arvata. Sellepärast, et tegelikult kõik need Eesti saavutused, tõelised saavutused, millega me maailmas tuntud oleme, on tulnud küll, nagu öeldakse, ei kuskilt. Ja keegi pole veel mõnda aega enne nende tulekut on saanudki arvata, et nad üldse võimalikud või olemas või on kasvanud ka Eesti riik ise. Et selles suhtes tasub ikkagi püüelda püüdmatut. Tasub püüelda püüdmatut. Aitäh, Mart Laar, selle intervjuu eest. Oli väga põnev ja oli ka väga palju kindlust andev vanadele mõtetele ja tuli ka paar väga põnevat mõtet, mida mina isiklikult saan kaasa võtta aastasse 2026. Et ma loodan, et ka teie. Jah, väga tore. Siis läks asi korda. Ja sooviksin kõikidele kuulajatele ka ikkagi
kõige rohkem lihtsalt rõõmu, sest et üldiselt siis, kui me oleme rõõmsad ja enesekindlad, siis läheb kõik hästi. Aitäh! Soraineni sageduse juubeliaasta eri. Maailm muutub, kui tegutseme.